Tere! Tervitame teid taas kord Autokirurgia kliiniku vahvasse tagatuppa. Seekord on meil ülla käsil jälle üks Audi mootor ja on meil siin siis seekord lahti võetud meie jaoks vägagi tuttav ja ka meie tänavatel väga populaarne uue tüübi 3-liitrine V6 turbodiiselmootor. See konkreetne agregaat on tähisega CDUD, omab see võimsust 180 kW ja pärineb tema 13. aastast. Otse loomulikult on siin meil kettvahekarter ja muu standardne, aga see ei ole tänase video point. Täna ma tahan tegelikult rääkida natukene sellist köögipoolt sellest samast mootorist, mitte niivõrd väga nendest tööprotseduuridest, mida me siin teeme, mis probleem, mida põhjustas. Ja köögipoolele minnes tahangi juhitada siis tähelepanu nagu sellele asjaolule, et miks võtab autoremont nii kaua aega ja mis on see kõige keerulisem osa. Et me kõik oleme näinud kas sõbra või naabri pealt või YouTube'i videost, et mootorid võetakse lahti minutitega, äärmisel juhul tunnikesega ja see ongi täiesti võimalik, seal polegi midagi imelikku. Ja kuhu kulub siis aeg? Aeg kulub üsna mitmesse kohta. Aeg kulub detailide sorteerimisele, aeg kulub detailide puhastamisele, aeg kulub kõikide tihendite korrektsesse paigaldus, aeg kulub kõikide poldikeste korrektseks kinnitamiseks. Lahti võtta on neid imelihtne, lihtsalt keerad lahti, kes teeb käsitsi, kes teeb püssiga ja ongi ta lahti. Muidugi püssi koha pealt tuleb ettevaatlik olla, et teatud sõlmedes ei tasu seda kasutada, aga mõte jääb selles mõttes samaks. Kokkupanek on see osa, mis siis, ütleme, rahvakeeli eraldab terad sõkaldest. Ja selle sama mootori puhul ongi see hea näide tuua. See on see mootor, mille kohta juba tänavatel ja rahvasuus foorumites, kuluaarides juba lausa kurikuulsaks on saanud vahekarter, mis neil alatasa jookseb. Miks ta seda teeb? Autotootja tehas ütleb meile tänaseks, et nad on teinud tehnoloogilise möödalaskmise vahekarteri hermetiseerimisel. See info meid täna tegelikult ei aita, sest et masinad on garantii alt väljas ja me peame tegelema sellega, mis on. Ja selleks, et see vahekarter, see sama detail, mis on mul praegu peos. Alustuseks, et see mootori küljest kätte saada, on vaja mootor auto pealt eemaldada. Ja see väga suures mahus osandada. Ning see sama pind, mida me võime siin vaadelda, see on reaalselt liimitud pind, siin ei kasutata tihendeid selle pinna siis liitmiseks mootori malmplokiga. Siin on ainult liimilugu ja eeldab see absoluutselt veatut pedantset puhtust, sest muidu meil siin liimid ei jää pidama. Ja selle pinna puhastamine on väga-väga aeganõudev protsess. Ja siin ei saa lubada sellist ahvatlevat, kiiret lühiteed, et võtta lihtsalt mingisugune masin, elektriline, pneumaatiline ja see sekundiga puhtaks lasta. Jah, see on võimalik, aga sellisel juhul ei ole tagatud nende pindade absoluutne ühtlus. Sellisel võimsal masintöötlemisel on risk tekitada pindadesse mingisugune ebaühtlus. Ja sealt hakkab meil uus probleem, mis muudab kogu eelneva töö täiesti mõttetuks. Samamoodi on sellel konkreetsel mootoril veel siis tähelepanuväärsed ja väga aeganõudvad osad, otsakaaned. Selline näeb välja antud mootori tagumine otsagaas. Tema katab siis meil gaasijaotusmehhanismi kette ja pinguteid. Ning pealt näha lihtne detail, lihtsalt suur tükk alumiiniumit on tegelikult väga tehnoloogiline detail. Alustuseks on see meil kaelustihendikandja ning osad kinnitusavad on siis ühised nii siis selle kaane kinnituseks kui ka näiteks käigukästi kinnituseks. Piltlikult käigukästi polt tuleb meil siit avast läbi. Ehk siis on vaja hermetiseerida ka see pind ning teha see korrektselt. Samamoodi me näeme seda, et selle otsakaane pealmisel osal on kanal, mis on tegelikult turboõli tagasivool. Jällegi, siin on puhtuse
puhtuse nõuded väga kõrged paigaldusel, see detail on elementaarselt puhastatud, see veel ei lähe tagasi mootori külge. Ta on lihtsalt selline, et temaga on võimalik tegeleda, et see käsi väga ei määri. Ja see on veel see lihtne osa. Vahekarteri hermetiseerimiseks on vaja eraldada mootori küljest ka esimene otsagaas. Võib-olla siit vaatest on ta enam-vähem tuttav, siin on meil veepumba paigalduskoht, siin on meil termostaat, õlifiltri moodul, aga tõeline magic on selle kaane tagumine külg ja see kontuur, mida me siin näeme, siia kontuuri paigaldub üks tihend, see tihend laua peale laotatuna meenutab pigem ämblikuvõrku kui tihendit ja see detail on keeruline ja geniaalne samal ajal. Eelmise põlvkonna mootoril oli lahendatud veetsirkulatsioon ühekontuurselt, jahutusvedeliku tsirkulatsioon, tahaks ikka vesi öelda hirmsasti, ja ütleme siis silindriridade vaheline jahutusvedeliku tsirkulatsioon oli lahendatud lõtvikutega, torudega, kõikide standardsete lahendustega. See mootor otsustati ehitada kompaktsemalt, efektiivsemalt ning siin on kasutusel siis 2 kontuuri jahutusvedelikku. Üks kontuur jahutab silindri pead ja teine kontuur on siis silindri plokile ning seal vahel on siis ka termoventiil lüliti, mis siis vastavalt vajadusele aitab neid vedelikke reguleerida. Osalt on see paremate heitmete saavutamiseks, teiseks on see mootori kiiremaks soojenemiseks ning ka sõitjate ruumi kiiremaks soojendamiseks. Tehnoloogia on suhteliselt geniaalne. Ja osalt on see seotud ka selle sama otsakaanega, nimelt see otsakaan aitab siis kaasa meil sellele, et jahutusvedelik saab liikuda ühest mootori küljest teise ilma igasuguste torude ja lõdvikuteta, et kõik on lahendatud hästi kompaktselt ühte detaili. On see detail üksiti ka veepumba kandja, esimese kaelustihendi kandja, termostaadi kandja, õlipumba, õlifiltri korpuse kandja. Et riske on küll mõnevõrra rohkem tänu sellele, et meil on 4-5 sektsiooni viidud ühe detaili all, aga teisest küljest aitab see muuta mootori konstruktsiooni palju efektiivsemaks, palju kompaktsemaks ja kindlasti mingil määral ka kergemaks. Kuid oluliselt tõstab sellist, ütleme siis veaohtu, et juhul kui sellesama detaili otsakaane tihenduses on mingisugune tagasilöök, siis riske on mitu. Esimene risk on väline leke, mis on, ütleme, mootori töö seisukohast suhteliselt väike probleem. Teine risk, mis on nähtamatu, on sisemine leke. Kuna see detail eraldab siis meil väga kriitiliselt olulisi kontuure, ehk siis jahutuskontuuri ja õlituskontuuri, ning kui sinna vahel tekib mingi rike, siis omanikul on seda alguses väga raske märgata. Ning võib see lõppeda mootori sisemistele detailidele, eriti just liukpindadele, täiesti katastroofiliselt. Jahutusvedelikul ei ole probleem pääseda õlitussüsteemi ja ka vastupidi, kui ei ole mootori komplekteerimisel hooldusel jälgitud kõiki tootja poolt antud nõudeid ja silmas peetud siis mehaanikute head tava. Võib niimoodi jutumärkidesse siia panna. Sellega ma loodan, et ma seletasin teile ära ühe autoremondi töö kõige tüütuma ja aeganõudvama osa, ehk siis detailide puhastamise ning nagu eelpool mainisin, need detailid on eelpuhastatud ja nüüd nad lähevad põhipuhastusse, vahetult enne paigaldust, need tuleb teha täiesti rasvavabaks, neid ei katsuta ka pärast enam palja käega, vaid ainult juba kummikinnastes. Me siinkohal lõpetame, loodan, et video oli teile huvitav ja mina tänan.